üle laia lageda, lumivalge uinunud maa, sõidab linna jõulumees kristallses täheöös, kaugelt Põhjamaal. Täna ruttab siia ta, põhjapõdrad kaelas, kuljused on niitse saani ees. Haisa kell, kella kauge hüüd, härmast valge jõulusaan 1004 tormab nüüd. Haisa kell. Jõuluootuse ootamine, et millal need jõulud päriselt kohale jõuavad ja et nad kiiremini jõuaksid, siis meil on täna plaan jõuluvana üles äratada, kaua tema tudub. Terve suvi on puhanud ja päevitanud, eks ju, et on vaja tööle hakata ja me saame ka varsti jõuluvanale külla minna. Et ma arvan, et ta juba hakkab ärkama, aga enne seda tuleb midagi meisterdada, eks ju, et jõuludel ongi selline tore kuu, kus on aega meisterdada, lumi on maas ja õues on ka tore, aga ikkagi on toas ka tore meisterdada. Et meil saab meisterdada, siis poisid teevad seal ägedat kõva muusikat, seal võib ka natuke tantsu lüüa, juba täitsa tore muusika kestab. Ja siis on meil piparkooke saab küpsetada ja kaunistada. Ja siis on ka kindlasti teistes hoonetes tegemisi, et saab küünalt keerata ja kohvikus käia ja seal on ka veel mingid üllatused varuks, nii et võib-olla saab ka vahukommi väljas küpsetada ja ukse juures pilti tegite juba. Jaa, vot, et lõke tuleb ja vahukommi saab ka tohti otsast küpsetada, nii et võtke ka aega kohe, jõulude aeg on vaja aega võtta, eks ju, väga tore. Nii et asuda ka asja kasvada. Meie siin muusikakooli ansambel, poisid, noormehed, kõik reas ilusti, 7. Trumm, Kristjan Kallas ja Keito Lepiste. Ja tulime täna siia natukene pilli mängima ja vaatame, kuidas siis poistel läheb täna. Häid jõule! Ja meisterdame kõike sellist toredat. Te saate kirjutada siia oma jõulusoovi, teisele poole nime ja ukse juures on kuusk väljas trepi peal, sinna saab selle riputada, eks ju, et need tuleb ka kindlasti ära teha. Metsade seest aitan kogu aeg päkapikkudel neid raskeid kotte laste juurde vedada, aga täna kutsuti siia. Öeldi, et nii palju lapsi tuleb, ma mõtlesin, ma vaatan ka üle, et järgmine kord, kui... Oi. Selg nii kange, Oi, näed, teie juba siin, jah? Oi, siis tuleb tööl hakata. Näed, sa ei ole aega pöönata enam, jah? No nii, ega siis midagi. Tuleb maja peale minna kõndima, vaatama, kuidas päkapikud ja kõik tööd teevad. No näed, vaatame. No näed, poisid saidki hakkama ajasime jõuluvana üles. No näed, ja pärast sinna ruumi. Siin misterdavad alles, jah? Mis teie siin tegite, jah? Misterdate, jah? Te tulge pärast sinna ruumi mulle külla ka. Ma saan natukene piparkooki jagada teile, jah? Ma teed selle ühtlaseks. Mis sa teed? Paned põlema selle? Siis sa kastad selle vaha sisse, siis sa saad panna selle põlema.
ahah. Sul on need igasugused töötunnid ja asjad tead. Läinud üle piiri. Sa pead puhkama ka vahepeal. Kuule, jõulud ja sa ise ka ei puhka, kuidas siis mina puhata saan? Ei, sina oled meil ikka tubli päkavik. Sa oled seal, minu lemmik päkavik. Ära seda teistele päkavikule ütle, need muutuvad kadedaks. Aasta 1 kuu. Ja juba õpib kirjutama, joonistama. Juba joonistage. Koputa. Oi, tere, oi. Kuule tead, vabandust, ma jäin jälle magama. Oi, te juba jõudsid. Mul on kõik segamini siin, vabandust, näed. No näed, suve ajal võiks kõik siin laiali ja... Kuule, kas sa oled nii hea tüdruk? Annad mulle selle tekise, aitad mulle üles, ma panen ta ilusti ära. Oi, aitäh sulle. Ma panen ta siia peale. Muidu tead, pärast on niimoodi, et tuleb jõuluõit ja saab jube kurjaks, kui mul kõik segamini jälle on. Nii. Ahah, teie tahate kindlasti, piparkooki? Tahate piparkooki või kommi näiteks, jah? Piparkooki, ahah. No näed, ma tulen istun siia oma jõuluna. Toolile kohe. Kas sina mõnda luuletust ka mäletad või? Ma panen sussi sisse, kommi sisse. Panen sussi sisse, auto sisse. Päkkapikk toob mulle ühe kommi ja siis ma ärkan üles ja rõõmustan selle peale. No vot, väga tubli. See oli ikka väga selline moodne luuletus, ühtegi riimi ei olnud, jah? Noh, viskad patsiga, opsti. No näed, siin on mul üks siuke piparkoogi vaagen pandud, jah? Milline sulle meeldib? Näed, siin igasuguse kuju, jah? Mariti, kas oli tore või? Kas sa lugeda oskad midagi luuletust või? Ei oska või? Ei oska. Kas sa patsu lööd jõuluvanale või? Patsu lööd niimoodi, patsu lööd. Nagu jänesele lööd. Lööd patsu, jõuluvanale, no lööd. Ei taha või? Ei peale. Niimoodi patsu. Ei taha, jah? Karda natuke. Noh, ei taha. Jah, ei. Noh, näed, kollase kommi valisid, jah? Tubli. Tubli töö. Kas me jõuluvana taha ka teeme või? Tšau või? Tšau teeme või? Ma tulen varsti jälle, on ju? Ja. Minge meistri räägime. Noh, tegime vahaküünlaid. Need on nüüd siin on vormidega tehtud ja nende vormidesse siis ma panen niimoodi, et panen tahi ja vesivannil sulatan vesilase vaha ja valan siia sisse. Siis nii kaua, kui ta hangub, siis tuleb siit ükskord. Noh, selle vormi järgi tuleb näiteks niisukene küünal välja. See on nagu niisugune. Siis me oleme teinud ka vaha kärjepõhjast. Seda saab keerata, seda meil on siin kaasas ka, nii et igaüks võib teha ka, meil on tahid ka olemas. Siis nagu niisugused. Ei, ma ei ole Kürsaaniga sõitnud. Teie lapsed on esimest korda alles. Hobust ikka näinud olete? Eelmine nädal käisime vaatamas. Aga mina käin ratsatrennis. Wow. Jäi. Hästi. No nii, lähme. Nii, Kristoffer, oli kinni. Lähme saaniga siit maa. Seda ratsutada. Kas huvilisi on palju? Pissaanisõit on see aasta tundub, et meeldib rohkem. Toimub selline jõuluootuse üritus ja meie teeme siin töötubasid, et köögis on meil hapusaia tegu
ja siis lähme vaatame seda tahatuppa, sinna tahatoas on ka käsitöömeistrid. Teeme igasugust peenemat näputööd, nagu öeldakse, nahka põletame ja teeme käevõrusid ja sealpool on pitsitegu. Seal on pitsitegu ja seal on väga peen pits. Seal on nii peen pits, et nii peen pitsi pole mitte keegi näidki enne. Peenemat. No siit tuleb praegu, mis siit nüüd tuleb? Bluusi ette siia niimoodi ja siis tulevad õlapaelad ja taha ka täpselt samasugune, et bluusi saab. Siin on üks põll alustatud. Siin on põll. See on hardanger pikalt, seal on ka hardanger. Seal on krae, siis on riiuliservad. See laudlina seal liblikatega. Riiuliservad, need. Ja nime lähed, siit saate valida endale uue nime, kui tahate. Ja kätteleti kubitsid, need müüvad ka. Näete sellised. Siin köögis toimub meil hapusaia koolitus. Sepale Tammepere naine Riina Tilk räägib lähemalt, kuidas teha hapusaia. Tere! Meie siis õpime siin hapusaia tegu juuretisega tegemist ja kuidas teha siis. Tuleb siis aktiivne juuretis võtta, lisada leiget vett, nisujahu ja soola ja siis venitada tainast, kui tainas on nüüd juba ära segunenud ja kerkinud, siis venitada siis tainast kuskil 4 tundi ja siis vormida niisugused väiksed pätsikesed meil siin kerkivad. Kui need on nüüd siis kerkinud, siis saame voltida ja siis saab panna siia korvi kerkima. Ja koos selle korviga läheb siis pätsikene külmkappi. Külmkapis on kuskil 6–12 tundi ja siis saab küpsetada teda. Et see on üks variant saia tegemiseks ja siis saab ahjus poti sees, malmpoti sees küpsetada ja saia küpsetada tund aega. Saiu saab Facebooki kaudu Sepa ja Talu kirjutada mulle kaudu või sinna Facebooki kaudu peale. ahjusoojad piparkoogid ootavad kaunistusi peale. Et lapsed on nüüd siin meisteldanud ja kui nad nüüd oma ringkäigu ära teevad, siis nad tulevad ise kaunistama ja saavad oma piparkoogid kaasa. Nii et selline tore.
üle laia lageda lumivalge uinunud maa, sõidab linna jõulumees kristallses tähes, kaugelt Põhjamaal. täna võtab siia ta põhjapõdrad kaelas, puljused on iidse saani ees. aisa kell, kella kauge hüüd, härmast valge